tere tulemast Porsche ringile. See on siis koht, kus saab uuesti alguse minu nii-öelda, ma juba ei tea, mitmes comeback, on see 4. või 5. või 6. isegi. Täna on 20. mai. Olen saanud Ducati esimest korda rajale. Hommik ei läinud küll päris nii-öelda plaanipäraselt. Nii-öelda pidime mõned detailid veel panema tsiklile külge, mis tuli välja, et ei istu väga hästi sinna. Lõpuks saime kõik selle lahendatud. Olen saanud praegu ka juba esimese nii-öelda sõidu teha, väiksed modifikatsioonid nii-öelda rattale ära teha. Ja võib öelda, et algus on üsna palju lubav. Ratas ise on üllatavalt hea, võrreldes nii-öelda eelmise generatsiooniga. Ratas käitub alla hästi rahulikult, ei ole absoluutselt närviline. Aga eks tempo kasvades see kõik nii-öelda nagu muutub ka. Nagu ütlesin ka, täna on 20. mai, kolmapäev ja tegelikult esimene Eesti meistrivõistluste etapp toimub 24. mai ehk siis pühapäeval, nii et ega mulle väga ei ole siin aega antud, et ennast füüsiliselt ratta peal väga nii-öelda nagu vormi sõita, eks me anname endast parima. Põhimõtteliselt esimese võistluse eesmärk on lihtsalt see, et me kestaksime ratta peal sõidu ilusti ära, ilma et lõpuks seal tempo täiesti alla kukuks või rehv all täielikult ära põleks. Eks mul selles mõttes õppida on seal ratta peal veel palju. Ega ma näitangi tänasest päevast, kus me üldse oleme. Ma sõidan Vihur motospordi tiimi all. Eks ma täna võib-olla proovin näidata ka natukene seda Vihuri elu ja võib-olla mingi hetk räägin ka siis, mis on need asjad, mis ma pean nii-öelda tegema, mille järgi ma pean ootama, mille ma pean paika seadma, et iga kord nii-öelda uuesti rajale minna. Üks asi on kindlasti nii-öelda rehvid sooja, mis on selline nii-öelda A ja O, et rehvid oleksid vähemalt, hea oleks tund aega, enne kui läheb peale, oleksid rehvid soojas, selline 90 kuni teatud kotid lubavad isegi 110 kraadini rehve soojendada. Ja miks just nagu nii kaua, et selle võib-olla rehvi pinna saad kiiresti soojaks, aga et see nagu terve karkass läheks ka soojaks, siis sa saad nagu usaldada ka, et see soojus on seal nii-öelda terves rehvis sees ja pidamist peaks nagu omajagu olema ka. Tänase trennipäeva kohta veel, tänane trennipäev on tegelikult selline, kus on siis avatud rada. Esiteks see tähendab seda, et pool tundi on peal autod, pool tundi on peal tsiklid. Ja päeva teisest poolest alates kella 5, siis hakkavad ainult nii-öelda tsiklid rajal sõitma, ehk siis on tsiklite rajapäev. Me osaleme eelduslikult mõlemal, aga eks ole näha kaua ma nii-öelda vastu pean, kui palju ma jõuan nagu täna üldse trenni teha. Nii. Meil on nüüd päev 2, oleme tulnud tagasi Vihuri boksi enne esimest etappi ja seda nüüd puhtalt sellepärast, et meil on siin selline tore mees nagu Siim Tammiste, kes aitab sellest punasest loomast natukene midagi ilusamat luua. Ühesõnaga, Siim on teinud kleepsudisaini ja täna siis meie eesmärk põhimõtteliselt ongi panna sinna Siimu tehtud disain peale ja ma ütlen ausalt, et ega ma ise ka täpselt ei tea, milline see välja näeb, nii et lähme korra vaatame, millega see Siim seal täpsemalt tegeleb. Ega ausalt ma ise ka ei tea, mis siit välja tuleb, sest et see aasta me teeme seda asja teistmoodi, et kui muidu me oleme nii-öelda nagu lõiganud mingid kirjad välja ja käsitsi need siis peale pannud, siis see aasta me tegime mingid põhjad, pani kaale järgi, trükkisime kohe kleepsud välja ja paigaldame selle järgi, et peaks nagu natuke lihtsam olema, aga vaatame, kui lihtne on, anname hiljem tagasi, et kas oli lihtne või mitte. Veerand teed koju veel ja võin öelda, et üsna lihtne on selle põhjaga see tegemine. Kõige raskem selle projekti juures on see, et itaallastel ikka kombeks on seda asja keeruliseks ajada. Seda Ducati punast ma ajasin erinevate printeritega taga üle nädala aja umbes. Ja kurat lõpuks ikka ei ole päris õige. Aga Mihkel sõidab nii kiiresti, et ei saa aru isegi.
eilsel treeningpäeval tegelikult toimus nii-öelda paar kukkumist ka, mis tõid meile nii-öelda punased lipud treeningpäeva keskel. Ja üks kukkujatest oli vihurisõitja, vihuri kõige kiirem või tegelikult ma arvan Eesti motoringraja hetkel kõige kiirem naissõitja Celine. Et õnneks ta ise küll väga haiget ei saanud, aga ta ratas seisab ka praegu siin boksis. Ma võin näidata, et see oli, ütleme nii, et kõige aeglasemas kurvis justkui üsna selline nii-öelda süütu kukkumine, ma ei tea, sattus mingisugune libe koht rehvi alla, aga ikkagi sellise väikse kukkumisega ratas saab nagu arvestataval määral ikkagi haiget. Nii kaua kui Siim siin enda saksa šlaagerit kuulab ja kleepimisega veel tegeleb, siis otsustasin ise ka, et teen väiksed ettevalmistused juba nii-öelda võistlusnädalavahetuseks ära. Võtame vana rehvi alt ära, aga ei pane mitte uut alla, vaid lihtsalt keerame vana rehvi teistpidi. Kuna tegemist on ka slikiga, siis seal ei ole mingisugust mustrit või midagi sellist, et seda ei saaks nii-öelda teistpidi kasutada. Et kuna Pärnu rada on selline rada, kus enamus kurvid on vasakule poole, siis vasak rehvi külg saab nii-öelda suuremat koormust ja kulub ka kiiremini. Ehk siis parem külg on praktiliselt nii-öelda kasutamata. Siis keeramegi ümber, me saame selle rehviga rahulikult veel teha mõned trennisessioonid ära ja seejärel juba hakkame nii-öelda võistluste jaoks ratast valmis panema. Paneme nii ette kui ka taha siis täiesti uued rehvid. Ja kuna Marko Rohtlam praegu ise on Hannes Soomeriga Brno treeninglaagris ja muidu on tavaliselt olnudki siin kas Marko või Sander vihuri boksis, kes aitavad kogu selle rehvivahetuse majandusega tegeleda. Ja mul endal kasvavad käed kusagilt mujalt välja, ma ise ei oska seda teha, siis õnneks on siin täna üks minu noor konkurent, kes või väga kõrgeid positsioone võtnud 600 klassis. Nüüd algavast hooajast on ta superbike klassis Silvester Sarapik ja kuna Silvester on siin vihuris ülesse kasvanud, siis ta on ka selgeks õppinud kõik rehvivahetuse ja kõik sellised asjad, mida mina linnapoisina ei oska, nii et Silvester tuleb enda vanale kolleegile appi, konkurendile appi ja aitab mul need vajalikud asjad kõik ära teha. No Silvester, kas sa oled hooajaks valmis? Ikka, et uus väljakutse, uus klass, konkurents on tihe, kuna sina Mihkel oled ka nüüd siin, teeb mul natukene võistlus huvitavaks, samamoodi ka Saarma sõidab, et ootan väga. Aga kas sul noore poisina on minu vastu mingisugune austus ka ikka, et kui sa näed, et ma tulen tagant, siis lased mu ilusti viisakalt mööda, ei hakka trügima? Seda saab näha võistluste ajal, et ma ei oska midagi öelda praegu. Trenni tees ikka see mööda, et saan õppida sinult midagi, mida ennem pole õppinud. Aga miks just Aprilia? Aprilia ma valisin sellepärast, kuna kui Velt lubas mul esimest korda sõita Apriliaga ja ma olen loomulikult teinud trenni sellega hästi palju, siis ja tunnen, et see on hästi palju, siis mõtlesin, et võtaks selle Aprilia, sest ma tean, kuidas mootor töötab, et Velt teab ka hästi palju, kus juppe saada ja küsida abi temalt. Ja nüüd täna aitad enda konkurendil rehvid ära vahetada? Me oleme ju tiimi ikka peab aitama. Õige. Kõm. Ratas on saanud lõpuks ometi valmis või kas just täiesti valmis selles mõttes, et see põhidisain ja peaaegu kõik kirjad on olemas, on mõned kirjad on veel puudu, on näiteks vihurikirjad on puudu ja on puudu ka Dreamix auto, kes tegelikult on aidanud meid värvimistöödega juba mitu hooaega. Aga siin ratas on, tšeki. Meister,
kas oli lihtne, oli nii lihtne, kui ootasid või oli keerulisem? Noh, esimest korda tehtud, järgmine aasta lihtsam. Dreamixi poisid said Ducati punase kätte, mina ei saanud. See häirib mind kõige rohkem, et see väikene värvi erinevus on sees, aga see on see printeri võlu. No. Aga kui keegi teine tahab, siis mis numbri eest saab samasuguse lahenduse enda rattale ka? Telefoni. Telefoninumber, nii pikk. Telefoninumbrid on erinevaid, vaata. 112 on 3-kohaline, mul on 8-kohaline. Peab lihtsalt kirjutama sulle, kas või läbi minu või võtab otse sinuga ühendust läbi lõikekeskuse. Täpselt. Ja ei ole lahendamatuid probleeme. Praegu küll. Kõmm. Oleme tagasi jõudnud Porsche ringile. Täna on siis laupäev, täna on meil võistluste eelne treeningpäev. Ma olen tegelikult 2 sessi juba ära teinud, täna peaks olema circa 5 sessi, ma ei tea, kas ma neid kõik kaasa teen, kas mul rehvi jagub nii kauaks. Sest ma plaanin alles homseks panna endale nii-öelda värske rehvi alla. Aga hetkel 2 hommikust sessi on toimunud, mõlemas sessis üllatuslikult, olen hetkel olnud kõige kiirem, aga noh, eks see peagi nii-öelda muutub, sellepärast et eks ma olin ka kolmapäeval trennis, sain mingisuguse põhja alla. Aga minu nii-öelda nagu selja taga on noored, näljased ja võib-olla ka suurema kogemusega sõitjad, nii et ma usun, et nad saavad päeva peal ilusti nii-öelda tempo üles ja püüavad mu tegelikult kinni. Eks see on ka mulle endale hea, siis ma saan neilt endalt nii-öelda sabast kinni võtta, neile järgi sõita, õppida natukene nende pealt meelde tuletada sõitmist. Ja panen praegu ka mõlema sessi ajad siia samasse, saate korraks nii-öelda vaadata, mis on esimese 2 sessi aeg ja näitan ka nii-öelda hilisemaid sesse hiljem. Kuidas sul on? Kuidas mul või? Jah. Ma arvan, ma võin päris rahul endaga olla. Mul oli libe. Oli libe? Mul oli esimene sess, oli väga-väga libe. Ma arvan, mul hakkab nüüd paremaks äkki. Ajas kuidagi väga ei väljendunud see libedus, aga mootorratta peal oli nagu tunda. Ma pean sulle varsti sabasse võtma. Pead mind natukene vedama. Teeme nii. Ongi läbi saanud meie nii-öelda laupäevane treeningpäev. Ma väga palju kahjuks siin filmida ei jõudnud. Homne päev näeb meil välja selline, et meil on alguses hommikul sõitjate briifimine, kus räägitakse võistluste olud kõik nii-öelda ära, võistluste reeglid ja nii edasi. Seejärel on meil üks vabatrenn, siis toimub meil kvalifikatsioon ära ja seejärel juba õhtul circa kella 4 paiku on siis võidusõit. Aga tänasest päevast veel, siis tänase päevaga ma arvan, et võime ikka
väga rahule jääda. Sain enda nii-öelda aja selle rattaga uue sekondi sisse ka, 1.17.8 seal midagi jäi. See oli päeva paremuselt teine aeg. Täpselt sama aja, ainult nii-öelda grammikene kiiremini sõitis siis minu vana Suzuki tiimi aegne tiimikaaslane Jaanus Saarma, kes on ka nüüd klassi vahetanud, varem ta sõitis 600-stega, nüüd ta tuli ka superbike'i ehk 1000-ste mootorrataste peale. Ja Jaanusel juba nii-öelda hoogu ja vastupidavust on, nii et kui ma homme isegi suudan Jaanusega võib-olla tempos püsida esimesed ringid, siis ma kardan, et sõidu lõpus ma pean selle Jaanusele nii-öelda ikkagi ära andma. Et ma usun, et Jaanuse ettevalmistus või tema vastupidavus mootorratta peal on natukene parem kui mul praegusel hetkel. Aga samuti tegime ära ka mõned ettevalmistused homseks. Panime juba uue esirehvi alla, kuna esirehvil ei ole nii tugevat kulumist, kui on tagumisel rehvil, siis esirehv jääb meil homme nii selleks üheks vabatrenniks, kvalifikatsiooniks kui ka võidusõiduks üks ja sama. Ma ei kavatse teha pikka vabatrenni ega ka pikka kvalifikatsiooni, eeldusel, et kvalifikatsioonis on võimalik kohe esimese 3-4 ringiga saada mingisugune soovitud aeg kätte. Et samamoodi, kui ma saan homme kvalifikatsioonis ongi esimese 3-4 ringiga seal 1.17 kätte. Loomulikult, kui ilmaolud on ka sellised, mis üldse võimaldavad kuivalt ja kiiresti sõita, siis mul peaks jaguma seda rehvi ka nii-öelda võidusõiduks, aga tagarehvi osas selle panema võidusõiduks ikkagi uue, et oleks nii-öelda maksimaalne pidamine taga. Tagarehv saab kõige rohkem koormust just kurvidest välja kiirendades. Homme võtan teid võistlusele selles mõttes ka videopildiga kaasa. Ma vaatan, kas ma panen ka sinna GoPro tsikli peale või mitte, kuigi see on niisugune natukene häiriv faktor. Aga võib-olla kuidagi õnnestub see tsikli külge siiski kinnitada. Aga näeme juba võistluspäeval. Kätte on jõudnud võistluspäeva hommik. Võistluspäeva hommik hakkab meil siis sellega, et esmalt lähme võistlejate koosolekule ja peale seda kell 11 hakkab mul esimene vabatrenn. Vabatrennis ma kavatsen teha ainult mõned ringid, et lihtsalt sõita endal esirehv sisse, mille ma vahetasin eile õhtul ära ja et mul oleks nii-öelda kvalifikatsiooniks kõik valmis, et saaksin minna kvalifikatsiooni peale ja kohe nii-öelda ammustada. Annan jooksvalt nii-öelda ülevaadet ka, et kuidas mul siis nii vabatrennis kui ka kvalifikatsioonis läheb. Nagu näha, siis öösel on vihma salanud, ma ei tea, kas praegu kaamera peal ka seda jääb, aga asfalt on kohati märg, kuigi õnneks päeval on meil oodata üsna ilusat, kuiva ja loodetavasti ka päikselist ilma. Aga vaatame seda kõike päeva peale. Jaanus, räägi, kuidas me maad jagama hakkame? Ei oskagi öelda, eks me saame näha siis. Vanale kolleegile annad natukene teed ka stardis? Ei anna. Mitte mingit austustega viisakust ei ole jäänud? Et annan täiega, proovin alguse eest ära sõita ja jälgin tahvlit, see on plaan, ei pruugi õnnestuda. Võib-olla Mihkel saab siin parema stardi, ei tea, eks see näha, kui on taga hoopis ajama. Ütlen sulle ausalt, ma olen Ducatiga nüüd 4 korda proovinud startimist. Üks on välja tulnud. Ma pole kordagi proovinud, stardist proovinud. Nii et ma veel ei tea, kas ma lähen Ducati launchiga või ma lähen tavalise siduriga.
ma arvan, et tavaliselt sõidu tegema. Ma kindla peale välja. ratas valmis? Ratas valmis. Tuju hea? Tuju hea, jah. Arvad, et kestad ilusti sõidu ära ka? Ilusti, pole probleemi. Kestvusklassi ka sõidetud siin, et see on nalja tegemine. Külka kannatab lõpuni sõita, see on superbike'iga. Noh, ütleme nii, kolmandiku võrra lihtsam on sõita. Korvi sõita on ikkagi füüsiliselt palju raskem. Tahad ka jutustama tulla? Aimus on siin korda. Annan väikse update'i vahepeal. Kvalifikatsioon on meil läbi saanud. Mul õnnestus enda aega kvalifikatsioonis parandada. Sain siis teise koha ajaga seal 1.17.6. Minu ees on Jaanus Saarma, kes ootuspäraselt sai ikka väga hea hoo üles, sõidab seal juba 1.16 lõppu ja ma arvan, et ka sõidust ta suudab seda tempot hoida. Aga samal ajal minu selja taga on ka veel Sander Telve, kes sõidab siis minu nii-öelda endise rattaga BMW-ga ja samuti kogub päris meeletu hooga praegu kiirust, nii et ma arvan, et sõit tuleb meil selles vaates väga-väga põnev. Aga lisaks sellele on ka veel, ma arvan, et Silvester meil siin väike jokker, kes võib üllatada. Silvester tegelikult eelmine aasta osales ka Superbike klassis juba ja tegelikult noppis seal kõigile üllatuseks võidu ära. Nii et suutis sõidus sellise tempo nii-öelda peale panna. Et Silvester, mis sa arvad, kus sul läheb täna? Ma ikkagi loodan kõiki asju positiivsed, et kahjuks alustan 11. reast, kuna kvalifikatsioonis oli meil piduriga väiksed probleemid. Aga õnneks enne kvalifikatsiooni lõppu saime kord ära, aga enam ei saanud saada kiiret aega, kuna tagumise rehvil on polnud pidamist. Aga see õnneks pole veel kõik läbi, et kõik on meil võimalik, et saada hea start ja võimalikult püsida top 3 ja top 5 lähedal alati. Mõnegi, startida sa oskad ju? Startida oskan. Sa stardid launchiga või? Launchiga, ma 3 korda launchiga proovinud. Ühe korra läks tuksi, pit limiter jäi ka sisse veel, aga 1-2 tükki tuli päris hästi tegelikult välja. Jah, mul on selle launchiga on praegu natukene sama teema selles mõttes, et ma seda Ducati launchi süsteemi veel väga ei usalda, et see vajab natukene nii-öelda õppimist. Ma olen seda 4 korda nüüd juba teinud, et kui ma mingisugusesse trennisessiooni peale lähen, siis proovin nii-öelda launchi ka. Aga ütleme nii, et sellest 4 korrast 1 korral on mul launch ka õnnestunud, 1 korral oli selline enam-vähem ja 2 korda läks täiesti aia taha, kus põhimõtteliselt oleks mootorratas välja surnud, nii et ma veel ei tea, kas ma lähen lihtsalt niisama siduriga stardist ära või ikkagi proovin launchi. Ma arvan, et ma proovin launchi, aga ma võin ka veel viimasel hetkel ümber otsustada, nii et eks seda ole näha juba stardijoonel. Aga Silvester, sa ikka ilusti selles mõttes pidasid sõna, lasid vana kolleegi nii-öelda ettepoole startima, annad mulle alguses natukene teed, natukene aega. Natuke heidume sisse. Ja siis seejärel tuled nõelad, kus saad. Mina väsin nii mõna poole distantsi pealt ära. Minu suurim mure ongi see, et sõit on 16 ringi. Ma suudan võib-olla 5-6 ringi hoida nii-öelda kõrget tempot, siis ma hakkan vajuma. Tegelikult seda ei saa veel öelda, et võistlus võib kõike juhtuda, et kunagi ei tea, mis juhtuda võib, et eks näis. Kui eks võidab, kes Parim võidab. Parim võidab. Nii et lahinguväljal näeme. Nagu te näete, rattas tullakse siia väga sirgele
Mihkel Osula, palju õnne, teine koht. Aga esimene etapp on nüüd läbi, esimene meistrivõistluste nii-öelda etapp on läbi. Lõpetasime selle teisel kohal endalegi üllatuseks, kuigi kvalifikatsioonis läks ka hästi, startisime ka teiselt kohalt, aga ma lihtsalt kartsin, et mind ei jagu nii-öelda sõidu lõpuni välja, et ma väsin peale 6.-7. ringi juba ära. Aga endalegi üllatuseks suutsime päris head tempot hoida kuni sõidu lõpuni, suutsin sõita ka uude sekundisse. Ehk siis 1.16.9 peaks praegu olema parim aeg, mis on meil selle rattaga sõidetud. Ja veel kord, ratas on täiesti poeseades, mitte midagi ei ole siia juurde pandud, välja arvatud väljalaske lõpp. Aga mis nüüd edasi saab? Hetkel me siis oleme ka loomulikult punktitabelis. Teisel kohal meie ees on siis Jaanus Saarma ja meie taga on Sander Telve. Aga järgmine etapp on meil... Kui me ei eksi nüüd siis juuni teine nädalavahetus ja see toimub Soomes Kimiringil, kus ma ei ole varem käinud. Ma tean, et seal teised on käinud kas siis treeninglaagrites või isegi võistlustel osalemas. Nii et paras väljakutse meile, aga ma ootan seda siiski väga, sest tegemist on meie nii-öelda regiooni kõige uuema rajaga hetkel. Ja samuti iga uus rada annab meeletult palju kogemust juurde. Nii et kohtume juba Kimiringil.